Kristjan Torop. See on tegelikult üks loll jutt, et Eesti mees ei tantsi. Parimaks näiteks on Kristjan Torop, kes tantsis, pani tantsima nii naised, mehed kui ka karud ja lõi tantse, mis liigutasid masse. Siin on üks rühm nooruslikke inimesi, kes vahetab oma tänapäevased moerõivad ammuaegsete teiste moerõivaste vastu. Ja kui nad panevad need rõivad selga, mida me praegu nimetame rahvarõivasteks, siis sünnib nende inimestega midagi. Mitte ainult ei muutu nende välimus, ka nende sisemuses muutub midagi. 69. aastal luuakse Vabaõhu muuseumi juurde tantsukollektiiv Leigarid ning Torop astub selle etteotsa. Midagi ilusat ja ehedat pidi turistidele osaks saama ka peale Vana Tallinna ja Peipsi tindi. Sel ajal, kui Torop aktiivselt tegutses, oli kõige nähtavam ikkagi lavaline rahvatants. Ja tema asus meile uuesti meelde tuletama, et see on talupoja endisaegne seltskonnatants. Kristjan Torop oli tõepoolest see, kes sai siis ka üsna kohe aru, et sinna ikkagi Vabaõhu muuseumisse taluarhitektuuri vahele, muru peale ei sobi nüüd mitte see stiliseeritud ja ühtlustatud ja nagu mingil ajal öeldi, õilistatud rahvatants. On vaja nüüd uurida, et kuidas see talupoeg siis ikkagi võis oma ajal päriselt seal muru peal tantsida. Eesti rahvatantse hakati kahjuks väga hilja üles kirjutama. Jakob Hurda kogumiskavasse rahvatantsud ei kuulunud veel. Nii asub Torop üles kirjutama rahvatantsu. Sünnib rahvatantsu oskussõnastik, mis kõneleb nii. Hüpaks-samm koosneb 2 osast. Vasaku jalaga astutakse samm, parem jalg tõstetakse maast lahti ja vasakul jalal sooritatakse hüpak. Järgmine hüpaks-samm algab parema jala sammuga ja lõpeb hüpakuga samal jalal. 3/4 takti mõõdu puhul tehakse harilikult 1 hüpaksamm taktis. Esimeses osas parema jalaga samm, teises osas koos ära tõukega tugi jalast vasaku jala põlvetõste ette.